Tere, kallis kogudus. Jumala õnnistus, Jumala rahu teile kõigile. Ja ka teie, kes täna vaatate, rohkem ei kohtu teiega, kui praegu nagu sellel pühapäeval, mõeldes juba teisipäeva peal, 24. veebruari peal. Ma soovin kõigi Eesti rahvale selle päeva puhul ilusat päeva. Eesti Vabariigi sünnipäev. Me võime öelda, et Eesti ees ja Jumala nimele auks. Amen. Jumal on loonud seda Eesti maad. Ja nii nagu ta on. Tähistame 108 aasta sünnipäevast. Aga kui vana ta on tegelikult, seda teab ainult Jumal. Seda maatükikest, mis on nii võrratu ilus, ma lihtsalt ei jõua imetleda selle Eestimaa, kui sõidad kuskil, vaatad seda kõik need järved ja sinine taivas ja metsad ja küngad ja kõik see kuidagi nii armas, kuidagi nii kompaktne ja kõik on olemas. Ja kõik on olemas. Kallid eestlased, kõik on olemas. Kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Vaata, võita, naudi ja kiida oma loojat. Jah, kurb natukene, et looja kiitmist on vähe siin Eestimaal. Aga kuuleb Jumal kas või ühte häält, Jumala laste häält. Ja ta võib vastada ja ta võib seda pöörata kõik õnnistuseks. Amen. Jumal on kõik võimas. Halleluuja. Ma tahan täna alustada Amos, prohvet Amos. Täna kuidagi südames tuli seoses just ka võib-olla sellise vabariigi sünnipäeva puhul ja kõik kuidagi Jumal tõstis mulle südames teema prohvetlusest ja prohvetidest ja seda me teame, et läbi Piibli on lood prohvetidest ja kuidas Jumal on õigel ajal või väga ekstreemne võib-olla olukord või ohtlik koht või aeg. Jumal on tõstnud alati prohvetid, et anda oma sõna rahvale. Ja loomulikult Jumala poolt alati hea soov. Jumala poolt alati hea nõu anda kõigidele rahvastele ja ka minule ja sinule, kui Jumal näeb, et ma vajan tema hääle kuulmisest. Amen. Ja see on nii tähtis, et me paneme tähele, et me kuuleme. Ja vaata, prohvet Amos oma ajale siis, mis aeg see oli seal Iisraelis, aga ta märkas ja ta nimetas seda aega, et vaata, päevad tulevad, ütleb Isand Jehova, millal ma saadan maale nälja, mitte leiva ja mitte vee järele, vaid Jehova sõnade kuulmise järele. Me tihti tsiteerime Jumala sõnad ja võime üks sõna välja ja hoopis teine sisu võib paistma. Me tihti räägime, et on aeg, nälg ja jäänu Jumala sõna järele. Prohvet siin
rõhub Jumala või Jehova sõnade kuulmise järele. On vahe? On vahe. Sõna kui niisugune nagu praegu Jumala sõna on meil palju. Tänu Jumalale selle ees, eks ole. Igasugused piiblid, igasugused trükid, elektrooniline piibel ja raadios ja meedias me võime Jumala sõna omada, lugeda, kes huvitab selles on. Prohvet siin paneb rõhku Jumala sõnade kuulmise järele. Sellest tuleb välja, et võib Jumala sõna teada isegi ja kõik, aga küsimus on kuulmise. Kas me kuuletume, kas me oleme sõna kuulelik sellele sõnale, ütleme niimoodi, eks ole. Ja ta nii konkreetselt ütleb, et tulevad päevad, vaata, päevad tulevad. Mitte sõna, isegi Jumala sõnade järgi, mitte leiva, mitte vee järgi, eks ole, me teame, et Jumala sõnaga nimetatakse leivaks, eks ole, Jeesus Kristus, kes taevas on tulnud, see on leib. Aga kuulmise järgi, see on väga suur nii-öelda helsemine. Kuulmise. Me olime lugenud, et olge mitte ainult Jakobus ütleb, et sõna kuulejad, sõna vaid tegijad, eks ole, see räägib just sellest, et mitte ainult Jumala sõna kuulmine. Me kuuleme, me väga palju praegu kuuleme. Väga palju jutlustajad, head jutlustajad, niisugused võimsad need jutlused on, eks ole, tarkad, no nii kogu teiste kogu. Aga Jumal rõhu paneb sõna, Jumala sõna ehk täitumine, eks ole. Et sa võtad seda, mida sa kuuled ja sa lähed ja sa teed seda. Ja miks pärast siis tuleb see nälg Jumala sõna kuulmise järele? Meie kõik inimesed oleme, me tahame kuulda paljud ja kuulda head ja praegu on võimalus see väga isegi ohtlik võimalus, eks ole, sest teinekord lihtsalt sellesse lähed selle sama suunda ja vaatad, et varsti juba upumas oled, eks ole, nende infot ja kõik ja loomulikult inimene valib ikka seda, mis meeldib, mis kaunis on, mis kasulik on nende jaoks ja nii väga kergelt võib ära eksitada, kui me anname ennast vedada vale kulutuste, valede sõnade peale lihtsalt. Ja ma ei tea, kuidas teiega, ma olen 35 aastat Jumala armust, Jumala laps. Ja ma mäletan, kui see tuli see üleminek, ka see poliitiline, siis hakkasid tulema väga palju külalised Eestimaale. Ja need jutlustasid ja loomulikult Eestimaa oli väga vastuvõttav ja väga ärkamine, niisugune vaimulik ärkamine oli Eestimaal ja väga palju külalised tulid kaugelt ja lähedalt ja ka prohvetid tulid. Prohvetid, kes prohveterisid Eestimaa jaoks. Ja me oleme kuidagi nende aastatega harjunud prohvetide kuulutamisega, et see peab ainult nagu positiivne ja ainult hea olema. Ainult nii nagu kõrvad sügelevad. Teada, mida ma märkasin enda 35 aasta jooksul. Kui Jumal annab kellelegi mingi prohveti sõna, siis Jumal tahab head mingi asja parandada või tervendada või muuta olukorda inimese elus, eks ole. Sellega mõttega antakse prohveti sõna.
aga ma olen märganud, et kui keegi nii-öelda prohveti nimega inimene teenib kuskil koguduses, kuskil, siis lihtsalt sinna lähevad väga oma tahte järgi. Tähendab, et võib-olla Jumal näitab, kes mees peab olema või kes naine peab olema, lihtsalt individuaalselt niisuguse oma tahte vastuse saamise ühesõnaga ja teate seda, ma olen nagu pannud tähele ja kuulnud, ma ei olnud niisugune, ma tean, et Jumala sõna on prohveti vaim. Ja mina otsisin, kui mul oli raske, ma lihtsalt põlvetasin ja otsisin selles sõnas, et kuulda, mida Jumal mulle ütleb, kui mul on mingi vajadus siin oli. Ma ei olnud, et ma lähen järjekorras seisan ja ootan, aga teinekord lihtsalt seesama prohvet nagu näeb või mööda läheb, siis ka kogu paneb käed ja profeteerib midagi ja üks väikekene ainult on läinud täide praegu 35 aastat juba mööda. Aga teised ei ole. Ja ma olen märganud, et need armsad inimesed, õed ja venad, seisad ja kuuled ikka, mida ta profeteerib, mida ta räägib head, eks ole, head kõik Jumala sõna alusel ja kõik niimoodi. Ja väga head nagu inimeste jaoks kuulda, kellelgi õnnelikuks teeb nägu kogu või pisarad voolavad või niimoodi see niisugune. Aga ma olen kuidagi analüüsija tegelikult loomu poolest. Ja kui ma pärast lihtsalt mind huvitab, kuidas see elu jätk on nendele inimesel, kellel on niisugused, andke andeks, aga Kullamäed on profeteeritud elus. Ja kahjuks ja valu, ma olen märganud, et ei ole täidnud. Ja mis veel hullem, et inimesed on usus langenud selle tõttu. Neile anti nagu seda ilusa lubadus või ilusa prohveti sõna, eks ole, aga inimene võib-olla oli mingis probleemis, mis võib-olla kiiremini oli vaja lahendus ja abi, aga midagi väga head, väga ilusat profeteeriti ja ta lihtsalt prohvetika ja kõik aga tegelikult see ei toiminud ja inimene elab ja see ei tule ja kui ta on nõrk usus, on usust langemine. On usus langemine ja kui mitte langemine, siis inimene lihtsalt kibestub. Inimene kibestub. Ja see on nii kurb vaadata, on olnud head õed ja vennad ja Jumala tunnistajad ja kõik ja järskuvad niisugune üks loodus oli pandud inimese peale, eks ole, mis see profeteering tuleb mulle ja vastupidi nagu resultaat, eks ole. Ja sellepärast ma tahan Jumala sõnas siin natukene vaadata, kuidas Jumal räägib. Valeprofetid, mitte need valeprofetid, kes ei ole üldse Jumalaga mingi need ekstraseisid ja asjad, need profeteerivad sulle, kõik võivad, mida sa tahad. Aga täna just seda valeprofeteerimises ja üldse seda vale sõna, mis sõna me kuulame ja kuidas me võtame vastu ja kuidas see mõjutab meie elust. See on väga oluline, see on nii tähtis meie elus. See võib loomulikult sind julgustada, sind kinnitada, sulle anda niisugune minna ja tee ja kõik ja seda ka, kui see on tõesti Jumala sõna. Kui see tõesti on Jumalast saadud, mõistatav, mitte lihtsalt, aga nagu üks pastor ütles, et teate, et me oleme ise produtseerinud need nii-öelda prohvetid, et need tulevad kõik ja need tahavad keegi olla, ka niisugused on ja tahavad ainult head räägida, eks ole, inimesele aga resultaat hoopis on nutune. Nii et
ja sellepärast Piibel ka meid nagu ette hoiatab, et arutage omavahel, vaadake läbi, eks ole veel, kas see on ikka Jumala sõna, kas see on ikka teemas, eks ole. See on tark tegu, eks ole, mitte niimoodi, et kogu ma võtan vastu ja ma teen. Või on niisugune ütlemine, kui tuleb prohveti poolt mingi noomitus või mingi niisugune Jumala sõrmusega, et tee oma asjad enne korda seal ja seal, eks ole, siis sa võid paluda seda, mida sul on vaja Jumalast, eks ole. No see on tere tulemas, minule see on tere tulemas. Kui miski on kõver, kui miski on must, kui miski on vale, siis räägi kõvasti minule sellest. Räägi kõvasti. Siis ei ole mõte ehitada uut ammas, panna uut ammas, kui all on mäda juur. Ennem on vaja seda mäda juur tõmmata välja ja siis uus ammas panna. Prohvet Jeremiaga nii oli. Jumal saatis teda ja ta pidi kuulutama väga ebameeldivad sõnumid, ette hoiatavad sõnumid, eks ole, ja pärast teda isegi taheti tappa ja visati aukudesse ja igal poolt, eks ole, ja siis Jeremia prohvet sai siis Jumala ees ja küsis, mis tegu see on, sa mulle ütlesid seda öelda ja praegu vaatab, mis kõik sõbrad ja sugulased minust nagu võrustavad üsõnaga, et ei taha minuga räägida ja niimoodi õigete prohvetidega tavaliselt asja nii on. Need, kes jooksevad kuulsuse järgi, need ootavad aplodismenti. Need ootavad ainult kiitused ja kõik ta nii head asjad profeteeris mulle, eks ole. Loomulikult tahaks aplausi anda, eks ole. Aga millega see õpeb veel? Oota, palveta, oota Jehovat. Mu hing, nagu Taavet kuningas ütleb. Ja sellepärast ma tahan praegu, ma tea, see kuidagi väga ligidal minul, ma ei pääse sinna juurde. Ma tahan näidata teile Piiblis need kirjakohad, mis Jumal räägib profeteerimisest ja kõik. Nii et vaatapäevad tulevad, et on janu ja nälg, üsõnaga kuulmise Jumala sõnade kuulmise järgi, et Jumala sõna kuulda ja täida seda sõna, eks ole, aga et see oleks Jumala sõna. Kui me vaatame praegu Jeremia 23. Siin ta ütleb, nagu paljastab seda, kuidas me võime võtta seda tiitli. Jumal annab need annid, eks ole, prohveti and ja kulutuse and ja õpetuse and ja me teame seda Efeslastele 4. peatükis, me võime seda lugeda, need annid, mida Jumal jagab ja annab. Mida me kasutame, et kasvataks kogudus, eks ole, et ei jääks beebit, et mõni juba 40-aastane Jumala laps, aga nagu keegi ütles, temal ikka on pampersid veel. Ta ei oska ise, ta ei oska ei tunnistada, ta ei oska ei midagi sõna jagada, ta lihtsalt laps. Nii nagu meie vanemad siin võib-olla teame, kui väike lapsukene kasvab, eks ole, me toidame algusel temale lussika ja juba esimene kord suu lahti teeb, see juba võid, eks ole, ta juba suu lahti tegi, ta võtab seda lussikat, eks ole, aga kaua sa ei toida, aga kui sa jäädki toidma, siis ta ei arene, eks ole, tuleb aeg, kunagi öelda tead, võta lussika ja ise söö, ükskõik kuhu see toit kukub, aga peaasi ta juba iseseisev midagi tegutseb, ta on juba arenenud, samamoodi kristlastega ilmselt. Mitte ainult seda räägi mulle meeldivad asjad, julgusta mind ja räägi mulle head asjad, õpeta mind, kiida mind ja kõik see asi. See on tandareng. See ei arenda inimesi. Aga kui sa sööd ka mitte ainult magust toidu, aga ka tahkerooga,
mida tegelikult meil on paljudel selle vastu. See on karm, see on tahkeroog, eks ole, aga see on sinu terviseks, sinu kasvatamiseks, sinu võiduks, sinu tugevaks tegemiseks. Mõistad sa, kallis kristlane? Me vajame Jumala tõeline sõna, tõeline. Tegelikult me vaatame praegu, mitte praegu, aga üldse Biiblis näeme, kuidas miks Jeesus tuli üldse maa peal. Jeesus tuli meile ühe väga tähtsa vajadusega Jumala poolt, looja poolt, et tuua maa peal tõde. Eks ole? Tegelikult. Tõde tuua. Mitte need ilusad asjad, värkid ja kellelegi, aga tõde tuua. Mina 45 aastat mõtlesin, et kõik on normaalne, mis ma olen elanud. Kõik. Kuulsus, raha, mehed, kingitused, kuld ja kõik. Aga see oli vale seis. Ma olen elanud 45 aastat vale, kuradi hinge vaenlase vale seis. 45 aastat. Aga kui Jeesus Kristus tuli minu elusse ja tänu Jumalale minu abikaasa elusse, no see on midagi muud. See on tõde. Ja teinekord ta on kibe tõde. Just kibe tõde. Mõru ja kibe tõde. Aga tema teeb tööd meie sees. Ta natukene või raputab või paneb meid keskenduma ja analüüsima oma olemised ja tegevused. Mõistades seda. Kui ainult üks luisne, kui ainult lapsukesed, meie, kes siin toidame, ema teab ainult magusega ja koomidega, eks ole, no temast ei tule terve laps. Temast ei tule mitte kodegel terve laps. Tema mingi rahitik kasvab, sest palju magustusi on, samamoodi kristlane. Kui tema tahab ainult seda, mis meeldib kuulda, siis see võib väga nihke minna seda meie Kristuse elu. Me vajame balanssi. Jumal teab, millal annab prääniku, nagu mina armastan seda räägida, teada või vitsa. Ja kuidagi Jumala armsa oli, ma mäletan Biiblikoolis. Ma pühas vaimus juba sain aru, esimeses päevas ma olen alles 3-aastane Jumala laps Biiblikoolis, aga ma sain kuidagi pühas vaimus seda õpetus, isiklik seletus, et vitsad, need on head minu jaoks. Kui ma ei kuule just Jumala sõna, jutlused, Biiblikoolis õpetused, klassid, igasugused teemad ja kõik, aga ma kuulen, aga ma ei kuuletu. Ma ei tee, ma ei lähe ja ei ole nii nagu öeldi Jumala poolt mulle olla, eks ole. Ja siis Jumal kasutas vits. Mina nimetasin seda vitsa, aga see on armastuse, Jumala armastuse vits. Sest ta ei taha, et ma läheks hukka. Kui sina ei kuule, kui kõik räägivad, kui kõik üks ole, aga sina lihtsalt egoistlik see meie loomus. Vana loomus. Meil meeldib seda ainult, mida ma tahan ja milles mul kasu on ja kõik. Ja siin me oleme väga palju sellest lõksu saanud sellise nii-öelda profeteeringusse, mis nagu ei ole päriselt Jumalast. Mõistate seda? Nii et ma lihtsalt olen sundinud seda räägida, sest ma olen nagu seda asjas sees olnud ja ma tean ükskord ühes koguduses oli ka profet tulnud kuskil kaugemalt ja ta õpetas, kuidas profeteerida ja mina juba sellesse suhtun distantsiga. Ma tean, et püha vaim annab. Kui Jumal annab mingi profeti sõnum, siis ainult püha vaim annab. Ja sa lähed
avad oma suu ja tema täidab, nagu öeldakse. Ma ei võta seda, et võib õppida profeteerimine niimoodi, aga seal oli niisugune, alistus kõik õed, vennad, jumal õnnistagu kõiki. Ja oli nii, et siis jagati kuidagi gruppidega ja siis, et kuidas kellele, mida jumal andis niimoodi. Ja mul sai seesama, ma isegi julgen öelda praegu. Ma julgen öelda seda nime. Seesama õde Marika Olenko, mäletad see, kes tennis ükskord Palliveres, õde. Ja ma näen hoopis midagi teismoodi, ma ei näe midagi nagu head seal, ma näen seal ümberringi temaga seoses niisugune asi ja kuidas seal sugulased või keegi, ma täpselt ei mäleta. Ja ma ütlesin niimoodi, ma ütlesin, aga Jumal on valvas sinu üle ja Jumal on lahendus. Ja ma istusin ja pärast siis nagu oli tunnistus, kes kellele mida ütles. Ja Marika tuli välja ja ütles, teate, niisugune asi oli. Mariana tuli minu juurde ja räägis negatiivne. Ma räägisin tema nagu negatiivne, mitte nii nagu õpetatud sellel hetkel oli. Ta ütles, aga ma nagu ei võtnud vastu, vot see asi ei võtnud. Kas me võtame või me ei võta? Teate, terves Biblis ei ole kuskil seda öelnud, mitte kuskil ei ole kirjutatud, ma ei võta vastu. Kui keegi midagi ütleb, mida mulle ei meeldi, et kus kohas see mul õigus on, et ma ei võta seda vastu. See on teema, mille üle on vaja mõelda ja palvetada ja arutada. Väga paljud, Jumal saadab kedagi kas või äislit, nagu Piibel ütleb, eks ole, kui kedagi ei ole ta äislit, et seal juba ohtlik olukord oli, eks ole, prohvetidele seal. Ja kui Jumal saadab mingi tahke sõnaga või rangem sõnaga, siiski oli tark võtta seda nagu kuulda. Ja mine palveta ja otsi Jumala käes vastust. Püha Vaim sulle vastab, kas see on tema poolt või ei. Aga et ma ei võta seda, võib-olla sellel hetkel sa kaotad ainukene šanss, et selles olukorras võiks sulle abi tulla. Mõistate? See on väga ohtlik. See on väga suur risk. Ei, ma ei võta seda vastu, ma olen nii ja ma tsiteerin niimoodi ja ma lihtsalt, Jumal, andku meile kõigile seda aru saada ja mõista, mis on Jumala tahe. Jeremiia 23, siin ütleb niimoodi, kui nad oleksid olnud osaduses minuga, Jumal ütleb, need prohvetid, osaduses, tõsiselt osaduses, saate aru, kui sina tuled ja küsida, et mida Jumal nagu, mis ma tean, kus ma tean, ma pean osadus, ma pean otsima Jumala tahe, ma pean palvetama, ma pean veetma aega, Jumala liigi hoolus, eks ole, et Jumal avaks midagi, seda, mida ma ei tea ja mida sa pead seda, eks ole, et paranema need asju, eks ole. Osaduses, enne osadus, aga siin järjekord terve seisab, eks ole, ja muudkui teed kõigidele vasakule ja paremale ja kõik. Ma ei kritiseeri, ma pigem räägin seda valuga, sellepärast ma olen näinud niisugust negatiivset resultaatit, need, kes on kuulnud ja kes on vastu võtnud seda väga head üsõnaga ja lubadused. Aga siin Jeremiia ütleb, kui nad oleksid olnud osaduses minuga, Jumal tead, ütleb läbi Jeremiia, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu ja ükskõik missuguse sõna ei tuleks. Ning pööreksid neid nende kurjadel teedel. Vaata, prohvet, algusel seda mäda, algusel seda kurjust. Võib-olla, mitte kõigil, loomulikult mitte kõigil, see individuaalsed inimesed, asjad on erinevad. Et kurjadelt teeldad ja kurjadest tegudest.
Ja 29, salm 23 ja 29 ütleb, eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Jehova, või nagu vassar, mis purustab kalju. Ja sellepärast Jumal saadab tõelise sõna, tõelise sõnum Jumala poolt, eks ole. Ja tark on, kui me võtame vastu, aga mitte nii, et mul see ei võta vastu. Inimesed on nii harjunud sellega, et loomulikult Jumala armastus ja loomulikult Jumal on kastunne ja halastuse heldus täis ja ta teab meie lõpu enne meie algust, kallikesed. Temal on kõik plaan juba enne meie esimest päeva pandud meie jaoks, ta teab kõik, no lihtsalt mida veel inimene sa tahad. Kui ainult otsida tema tahab ja kuulutada sellele alla, olla alandlik ja olla ustav Jumalale ja asjad toimuvad. See tegelikult väga lihtne ja minna ja teha, mitte olla see väike, vähe arenenud laps, kelle eest teeb vanemad kõik, eks ole, ta toidab, ta tassib teda ja kõik. Aeg on tõesti hakata juba teenida Jehoval. Me oleme tema pärijad ja püha vaimu läbi Jeesuses Kristuses meil on kõik andnud, mida me vajame, et teenida teda, et kulutada temast, et palvetada teiste ees. Kas sa pidaja juures või kuskil järjekorras seisad, sa püha vaim näitab sulle. Ma praegu viimane aeg ma käin jalgsi poodi ja apteegis ja kõik ilma oluseda. Teada, see on õnnistatud aeg minu jaoks. Õnnistatud aeg. Kuidas inimesed on, ma lihtsalt imestan, ma ammu ei ole olnud niimoodi inimeste keskel, olnud üks punkt kirik, teine punkt kodu, kolmas punkt kellegi ees palvetada minna. Aga ma olin nii õnnistatud seda, miks sõna kuulmise, Jumala sõna kuulmise järgi nälg. Kui sina käidud ja elad Jumala sõna kuulmise järgi, ehk sa allistud Jumalale, kes teisi kastab. Jumal kastab sind. Ma lihtsalt kogesin sealt kauplustes ja apteegis, kus ma ei saanud sest püha vaimu töö minu sees ja meie kaudu. Räägida, tunnistada ja teate, inimesed on praegu väga avatud. Praegu see aeg, kus nemad just on näljased Jumala sõna järgi. Nemad on Jumala sõna kuulma, Jumala tõde kuulma, Jumala väljapääsu, Jumala lootus, eks ole niimoodi. Need on praegu väga rahvas on väga praegu, nad on juba maitsnud 35 aastat siin seda kõik vabadus nii-öelda kurjakatteks, nagu Petrus nimetab. Peaks, et meie vabadus ei oleks kurjakatteks, aga kahjuks see on juhtunud, et see vabadus on tulnud kurjakatteks. Aga hing ootab ja otsib, eks ole, Jumala tõde kuulmist. Peab ju olema kuskil, peab ju olema ja inimesed praegu on väga avatud, nii et vaadake, ärge elame ainult enda jaoks, ainult minu jaoks, elame Jeesuse jaoks, ükskõik kus sa oled, vaata, kas ei ole kedagi, keda Jumal juba pani sind kõrval istuma. Midagi ei ole juhuslikult, mina võtan niimoodi, sa elud, mitte midagi ei ole juhuslikult. Kellega sa istud või kus sa kokku jooksed või midagi nii juhuslikult, ei ole juhuslikult. Jumal korraldab seda kõik asja. Jumal korraldab ja ta vaatab sinu reaktsiooni, mida sa edasi teed. Kuidas Jumala armastus sulle edasi. No sa ei saa lihtsalt, kui sa oled täidetud, siis see armastus tuleb ja suust ja käest ja taskudes ja igal pool tuleb. Amen, eks ole. Seda me olemegi Jumala Jeesuses Kristuses. Ja veel ma loen ükskord mind ka seda vaadates ja analüüsides seda, et kõik profeteeringud ka Jeremia, aga see on 18
18 salm ja 18 peatükk ja siin väga õpetus on Potisepa tööst. Te olete seda kindlasti lugenud ja see on väga huvitav. Meie ju võime öelda, et me oleme Potisepa vajas nagu. Meie Jumal on Potisep, eks ole, me oleme nagu see, milles seda tehakse, ilusad asjad, saavi. Ja tema teeb, kuulge, ikka mina ei ütle temale, kuidas ta peab mind. Eks, tema teab, kuidas kõige ilusaks teha minust, eks ole. Tema teab. Ja kui me usaldame, siis tehku niimoodi ja tuli see ahju veel paneb ja kõik, et see püsiks kaua ja kõik. Halleluuja! Tema ainult head teeb. Ja vot siin kirjutakse 18 peatükk. Et juba natukene edasi 4. salm. Ja kui astja, mida sa saavist tegi, Potisepa käest rikki läks, Jeremia läks sinna Potisepa juurde, siis ta tegi sellest jälle teise astja, nagu Potisepa silmis õige näis olevat. Tema on Potisep, mina olen saavi ainult. Siis tuli mulle Jehova sõna, Jeremiale tähendab, ja ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see Potisep. Kallis õde, kallis vend, kallis Mariana. Kas me lubame Jumalale teha, nii nagu tema tahab minuga? Mida ainult head kuulda, mida ainult head võita, nagu Hiob ütles. Mida ainult. Aga kui on vaja vitsa, kui on vaja kruus puruks lüüa, eks ole. No Jumal teab. Ma tahan ju elada, ma tahan ju õnnelik olla, ma tahan ju pärida, kohtuda minu kalli päästjaga. Ma väga tahan. Ma elan praegu sellega, et näha juba Jeesust. Ja näha need, kes on Jeesuses on surnud. Näiteks Holluse ema. Enne päästmist oli ta mulle kõigi surnud vaenlane ja ma vihkasin teda kõige rohkem. Hollus teab sellest. Aga siis, kui Jeesus tuli südames, siis esimesed maasikad juunikuus, ma ei tea, keegi grusiinlased, keegi müüsid turul. 3 maasikat ostsin oma ämale viisin armastusviha asemel. Ja ta tahan Liidia nimi. Ma tahan teda näha. Mind tõmbab juba seda tõelisusega kohtuda. Siin praegu on see pooltõde. See on kõik pooltõde, mis me oleme ja ei ole, elame ja ei ele. Eks ole. Kord on midagi, kord ei ole. Ja siin ta ütleb nii, et kas siis Potisepal ei ole õigust tähendab. Vaata, otse kui saavi Potisepa käest, nõnda olete teie minu käes Iisraeli sugu, meie usklikud tema päästjasse Iisraeli. Jeesusesse Krist. Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta. Nüüd kuuleme kõik väga tähelepanelikult. Kord ma räägin Jumala sõna tuli. Kuidas ta räägis? Siin ei ole öeldud, kas kellegi prohveti kaudu Jumal räägib, ükskõik keda Jumal võib kasutada. Aga et Jumal, kui tahab ta öelda sulle tõde, siis ta leiab need võimalused üsõnaga. Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse. Jumal teab, millal need ajad on. See on tavaliselt on, siis me näeme siin Biiblis, kui Jumala rahvas pöörab oma selga Jumala poole. Siis tulevad need karistused ja halvad olukorrad. Aga edasi, aga kui see rahvas, kelle kohta ma räägisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja. Vaata, Jumal muudab seda kurjust, seda karmi sõna, seda natukene niisugused sulle, ta muudab ja ta kahetseb kurja.
mida ma kavatsesin temale teha, eks ole. Ja jälle teine variant, teinekord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse. No seda me tahame kõik jooksda prohvetide juurde ja kuulda ainult ülesehitamised, ainult ilusad käekäigu ja lõppu ja kõik, eks ole, nii. Istutakse ja ehitatakse ja kõik, aga jälle, kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, palun väga, siis ma kahetsen head, mida ma temale lubasin teha. Ja siis läheb allapoole, ühesõnaga. Jumal on tõeline. Jumal ei valeta. Jumal on hea. Plaanid, mõtted sinu jaoks, minu jaoks, super. Need on paremad mõtted, paremad plaanid meie elu jaoks. Kas me lubame Jumalale räägida endale sisse? Mida? Mis takistus on? Jumala sõna, Piibel täis on Jumala tõotuste ja lubasi head Jumala plaanid meie jaoks. Miks need ei ole? Miks ikka minu perekonnas on nii? Miks minu lapsed on nii? Miks see ja see? Julge räägida Jumalaga. Jumal ei saa sinule midagi öelda, kui sina ei hakka räägima temaga. Mõistad? See ei ole ainult palvekoosolekust terve nimekiri, eks ole, seda, aga räägi nagu sõbraga. Räägi nagu sellega, kellel on väljapääs, kellel on abi sinule juba mõeldud, kui veel sind ei olnud elus. Halleluuja. Ole julge selles küsimus. Räägi. Vala välja oma südame Jumala ette. Halleluuja. Jumal tahab ainult sulle selgeks ja tõde. Tõde, te tunnete tõde ja tõde teeb teid vabaks. Tõde, mitte magusad, meega kaetud mingi sandwichid sulle. Aga tõde, Jumala tõde, mis taivast tuleb. Igatse selle järgi. Ükskõik, kuidas sa kuuled seda, ükskõik, kuidas see ebameeldiv, aga kui see on see tõde, see on pääse uks avatud. Amen, amen. Kallikesed, olgem normaalsed, olgem reaalsed. Ärge peitke midagi, olgem avatud, läbipaistvad Jumalale. Las ta nagu rõngend läbistab meid oma silmadega. Ja las ta näeb seda, mis ei kõlba ja ütleb meile. Eks ole, jäta seda, unusta ära, lülita välja seda. Ära loe seda, ära vaata seda, põgene sellest ära. Me näeme, kui palju need juhtumid on Piiblis, kui Joosep põgenes, eks ole, Potifari naisest, eks ju. Jätis kõik absoluutselt, ta põgenes. Oli võimalus. Nagu öeldakse, et truudus on juhuse puudus. Ja kui juhus, me tihti, oi ju hea, oi, no hea ju juhus, näed, siin on seda ma panen ja endale võtta. Jumal on valvas, et meid hoida tões. Halleluuja, et me ei kaotaks Jumala pääste. Uuesti sünnitunnistust, nagu Esav vahetas supitaldriku peale. Ärgu juhtub, see lõpuaeg, see tuleb väga konkreetselt meil teha ja väga tihti tuleb teha meile otsus, kelle poolt me oleme. Kas me ütleme ei või me ütleme ja. Peeter täna ütlesin palves, et Jumal ootab. Jumal ootab meie täis süda temale kuluvust. Jumal ootab seda, mitte natukene kirikus käimine või midagi, kas ma olen tema oma või ma ei ole tema oma. Täna on päev, kus jälle otsust teha, kus jälle öelda, Jumal, ma tahan sinuga sõber olla ja igaveseks ükskõik, mis seda mulle ei maksa. Amen. Ükskõik, mis ei kaotaks. Ma tahan ainult sind järgida. Võtke minult maailm, jätke ainult Jeesust. Amen. Ja Jeesus ja Jumal teebki nii, teate,
miks need asjad ei tule, miks need tõotused, mis Jumal on meile lubanud siin, ei sündi. Sellepärast ma kohe näitan ja siis palvetame ja veel loen ühte, mis mind alati puudutab väga seoses Eestimaa iseseisvuse päeva suhtes. Nii, ma loen praegu Jesaja 6. Prohvet Jesaja nägemuse tema kutsumine siin niimoodi. Ja ma kuulsin Issanda häält, 8 salm. Ja ma kuulsin Issanda häält küsivad, keda ma läkitan, kes meilt läheks. Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine ja ütles sina selle rahvale, kuulge kuuldes ja ärge mõistke, nähke nähes ja ärge taibake. Aja rasvasele sina see rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et nad on silmadega ei näeks, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. No kohutav ülesanne. Kohutav ülesanne Jesaja sai Jumala poolt. Ja siin ta lausa, ma ei tea, ta ahastuses ütleb niimoodi, aga mina küsisin, Jesaja tähendab, aga mina küsisin, kui kauaks Issand. See nagu niisugune Jumala poolt suveräänne otsus selle rahvaga käituda niimoodi, eks ole, et see kõik nii negatiivne, eks ole. Ja et prohvet Jesaja kogu võttis seda nii südames, aga kui kauaks Issand, see rahvas siis on niisugune, ei näe, ei kuule, kõik on olemas, eks ole, aga ta nagu pimeduses nagu ilma mõistuseta. Ja kuulge nüüd, kuidas Jumal seletab edasi. Ja tema vastas, Jumal, Issand vastas, kuni linnad on rüstatud elanikest ilma, kuni tähendab aeg, siin hakkab seletama, mis peab toimuma. Kuni linnad on rüstatud elanikest ilma, kojad inimtühjad, põllud lastatud kõrveks ja Jehova on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud keset maad. Ja kui, seda ma hiljem loen, Jumal näitas, see saab olema inimesega, rahvaga nii kaua. Kui see rahvas või individuaalselt inimene loodab millegi peale. Ja nii kaua, kui need asjad, need olukorrad või need asjad, mille peal inimene loodab, ei kao tema elus. Kui ta hakkab ainult lootuma Issanda peale, ainult Jumala peale, see on otsus südames. Nii kaua see olukord, kohutav olukord inimestega toimub. Silmad on, ei näe, kõrvad on, aga ei kuule ja nii edasi. Täna on tõsine sõnum, Jumal on pakkunud selle päeva puhul. Analüüsida, korrigeerida meie ütlemised, meie olemised, meie valikud, mille peal, kelle peal me paneme loodus. Nii kaua, kui need asjad ei kao meie eludes, mida me vaatame, millest me sõltume, mida meil meeldib, ilma millega me ei saa nüüd juba elada. Me oleme nii selle internetiga on seotud, et juba ilma selleta me ei saa. Nägin ühte pastor, üks saade oli televisioris, et ta võttis oma taskus seda klahvi
telefon nagu minulegi. Ta siis näed sellele, kes teda intervjueeris. Ütlesin, nüüd see on minu puhastuse protsessi resultaat. Pastor, tegev, mitte Eestist. Ta otsustas. Ta ütles, ja loomulikult ta arvuti kasutab ja kõik töö jaoks, ta ütles, aga nutitelefoni mul ei ole. Nutitelefoni ma ei kaasa ei kanna, ainult kui on vaja räägida või sõnumit saada, kõik, rohkem mul ei ole vaja midagi. Jumal teeb tööd, Jumal tahab aidata meid, paremaks meie elu muuta, mitte halvemaks. Aga kas me kuuleme Jumala sõna? Kas me alistume temale tõsiselt? Armsad, aeg on tõesti tõsiselt Jumalaga suhtuda. Amen, olete te nõus sellega? Või ma väga hirmutanud olen teid? Ei ole hirmutanud. Aga ma loen, aga ma tahkeroog hindan niisugune ja, aga see on kasulik, ma usun, seda veel tükk aega. Ja teinekord kuuleme head jutlustajad. No nii tark jutud, no nii tark see jutlustaja, no nii tark. Ja teate, me veel ei ole välja läinud uksest, ma ütlen praegu natukene meie siin kohta jaoks. Me juba unustame, juba oleme unustanud, mida ta on rääginud, eks ole. Ja siis võib-olla keegi, kes ei olnud küsib, aga et kuidas tamale oli see jutlus või niimoodi. Küsitakse, kuidas jutlus oli. Tähendab, et huvitab inimese rohkem, kuidas see inimene esines, kui palju tema tarkus teadis, kui palju tema oskas tsiteerida Piiblit, kuidas selle asemel, et küsida, mida Jumal räägis tema kaudu. Mida Jumal räägis selle jutlustaja kaudu täna. Kas me oleme niimoodi huvi tundnud, kui keegi hea sõnumit jagab ja kõik Jumalast leitud, võib-olla Jumala juures saanud tähendab läbi osaduse Jumalaga ja kõik, eks ole. Aga me hindame inimesi. Jumal ei ole huvitav. Kas me ei ole huvitav, mida Jumal on rääginud selle jutlustaja mehe või naise kaudu. See nii tähtis apselt, see nii tähtis ja Jumal näeb. Me võime kõik teha igasugused need Jumala andid, mida pühas vaimus meile antakse siin käivitama ja kõik, aga kui Jumala ligiolu sinna ei oodatakse, täna meie ülistuse aeg, siin oli igatsus püha vaimu järgi, Jumala ligiolu järgi. Ja kui seda meie kogudusest ei ole seda Jumala kohal oleku järgi kogudusest, no siis see on lihtsalt klubi, tarkade klubi. Ja teada, mis veel. Praegu internet nii-öelda see, kuidas see nimetakse? Tehisintellekti ju. Praegu väga palju on ka selles küsimus on lõhenemine koguduses. Kes kasutab seda, kes ei kasuta seda tehisinterneti jutluste jaoks. Ja teinekord mina tunnen, kui see on kasutatud seda tarkus sealt allikas, see ei ole ju püha vaim, armsad. See ei ole ju püha vaim. See ei ole elu andja allikas. See ei ole parandaja allikas. See on ainult tarkuse andja. Ma kuulsin, et üks bibliaõpetaja otsustas oma grupis, kus ta õpetas, lihtsalt otsustasid minna sinna tehisintellekti ja küsida või kuidas seda öelda või palutakse, ma ei tea, ma ei kasuta seda üsõnaga, et Iisraeli rahva väljamineku Egiptusest. Kuidas tehisintellekt serveerib üsõnaga. Ja ta serveeris. Palju rahvad tulid Egiptusest välja. Pild.
lipudega, rõõmuga. Nii palju rahvas Egiptusest välja tuli. Lipud olid igasugused ja see praegu, seda, mis on see praegu küsimus väga tähtis maailma seal idas, et Palestiina lipud. Palestiina lipud, siis homode lipud, need värvilised lipud. Ja kõik muud lipud tulid Egiptusest välja, aga mitte ühtegi lipu ei olnud Iisraeli lipu. Vot see on tehisintellekt seletab sulle, mis on Egiptusest välja minek. Mõistate? Ja meie küsime jutluse jaoks. Keda iganes püha vaim juhib, need on Jumala rahvas. Mitte keda internet ja see tehisintellekt juhib ja õpetab. Need on eksitatud. Need on eksitatud. Nii et, ja siin praegu veel, ma lõpetan, 13 salm. Siin, ja kui seal, tähendab, kui kõik see peab kaduma ära, seda, mis ei ole Jumala, mille peal me loodame, mida me jumaldame öelda niimoodi, eks ole, kes on meile abimees või aitaja või päästja või midagi, eks ole. Kui sellest ei ole vabanemist, tähendab, absoluutselt, siis me ei saa, me lihtsalt ei saa, kõrvad on kinni, silmad on kinni, me ei kuule, me ei näe, me käime kirikusse, me kuuleme superjutlustajad, kes kasutavad tehisintellekti, tarkust ja kõik. Ja mitte kuhugi mitte midagi ei liigu, mitte midagi ei parane, mitte midagi ei muutu, armsad. Mõistate? Aga siin Jeremiah ütleb, Jeremiah Jumal vastas, eks ole, kuni see asi, kuni kõik rüstetakse elanikest linna välja ja kojad inimtühjad ja põllud lastatud kõrvaks ja kõik, kui see ei tühistatakse seda kõik, mis on Jumala kõrval, ebajumal meil on tekkinud. Ebajumal, keda me teenime. See on ebajumal. Aeg on tõsiselt Jumala käes paluda, kas mina ei ole see. Siis asi ei muutu. Ja see on väga kurb. Me käime, me kuuleme, aga miski ei toimi. Ja 13 salm ütleb niimoodi. Ja kui seal veel alles jääb 10 osa, täna Peeter natukene seletas seda 10 osa, kui tähtis Jumala silmis. 10 osa, see mina nagu mõistan seda 10 osa, see on väikekene osa, mida Jumal võib kasutada, mida meie võime Jumalale nagu annetada. Ja siis ütleb, et kui seal veel jääb 10 osa, siis seegi põletatakse ära. Vaata, kui niisugune karm jutlus nagu täna, niisugune ei ole meeldiv jutlus, ei ole magus, ei ole meid palju antud. Ja kui inimesed hakkavad, ei meeldi, lähevad sinna, jätavad seda põllu, jätavad seda kogudus, las lähevad. Jumal on andnud vaba valiku, kes kus tahab olla ja mida, kes tahab süüa, eks ole. See on Jumala. Ja ta ütleb isegi seda väike osa, kui jäävad veel, kes tõesti tõde otsivad, kes tõesti tahavad Jumala sõna kuulda ja kuuletuda Jumalale sõnale. Kui isegi see Jumal puudutab, aga edasi, millest raiudes seda, kui seda kõik hävitatakse või kõrvaldatakse või välja visatakse, kõik, mis ei ole Jumalast, et sellest raiudest jääb järele känd jääb järele. Mõistate, see ei ole nii plats puhtaks ja mitte midagi, kõik mitte midagi ei ole. Kõik laiali läksid, kõik solvusid, kõik ei meeldinud, hakkasid nutma võib-olla keegi või midagi niimoodi, et mis nii karm sõna või midagi, eks ole. Nii, aga jääb järele känd ja kuulge,
aga ta känd on püha seme. Tähendab, selles kõigis virvaar, selles kõik ebajumaliku olukorras, selles mustas seisundis, selles kõigis absoluutselt, mis ei ole Jumalale meelepärane, kui sellest kõigis vabaneda, siis püha seme, känd ja püha seme, see on sinu järglased, see on sinu järglaste järglased. Sa kannad seda Jumala tõotuse ja Jumala tõde oma elus ja oma elu kaudu edasi. Mõistate, kui see on kõik likvideeritud, mis ei ole Jumala. Halleluuja! Kas ei ole positiivne sõna? On ju positiivne sõna, aga õiges kohas on vaja alustada seda, eks ole, et saada tõesti pärida seda Jumala tõotust, nii nagu Jumal on meile tõotanud. Halleluuja! Amen! Ja seda lõhenemised ja kogudust väga palju praegu õpetuste pärast, sellepärast et segadus, kes missugune õpetuse järgivusega tahab olla ja mida kellele meeldib. Samamoodi meie kallis riigis on praegu segadus palju ja igasugused mõtted, üks räägib nii, teine naa ja tõde ei ole lihtsalt. Ja ei saagi olla seal, kus Jumalat ei austa ja ei usu, lihtsalt ei saa olla, sest Jeesus Kristus on öelnud, mina ainult olen tõde, tee ja elu, ainult mina. Ja kui seda vürsti, seda rahuvürsti ei ole meie riigis, meie perekonnas, meie abielus, meie kodus, meie koolis, siis ei ole mitte midagi, see on enesepettus. See varem või hiljem, see läbikukkumine, see tuleb ja siis juba hilja. Aga leidsin üks väga ilus nagu prohvetide kohta, siin oli alguselt jutt, et Jumal oli saatnud ka Eestimaale oma prohvetid Eesti rahva jaoks. Ja me teame need nimed ja eriti, kes on luuletuse armastaja Juhan Liiv on olnud ja teda ei võtnud ju rahvas vastupidi. Arvati, et ei ole kõik korras peas niimoodi ja siis Karl Reits oli, me teame nendest ja nendel ei olnud aplodismentid, nende ei kiidetud nagu meie tavalisugust prohvetit, eks ole, et ainult head öelge, eks ole. Ilmutuse raamatuses kirjutatud, et Jumala on valu prohvetide vere pärast, et prohvetide vere. Prohvetid olid tapetud, need õiged prohvetid, kes kuulutasid julgelt Jumala sõna selle aja jaoks või selle olukorra jaoks või selle inimese jaoks individuaalselt. Need olid tapetud, need olid hävitatud ühesõnaga. Need ei meeldinud inimestel, tõde ei meeldi inimestel tänase päevani, eks ole. Aga kes tähendab need magusad jutu räägijad, siis nad õitsesid ühesõnaga. Aga siin üks ka samamoodi keda ma nimeta, Reits, jah, Karl Reits, jah. Teda ka tapeti kuskil põllu peal oli tapetud juba Vene, kui tulid venelased. Aga ma loen, lubage mulle praegu seoses selle Eestimaa sünnipäeva puhul luuletus üks Juhan Liivi. Raamat on ammu juba välja andnud ja see on Andres Kirjamägi välja anda ja tema sõnad on niisugune abiks, et Juhan Liivi prohveti pilk nägi Eesti rahva järgnevate sugupõlvede lõhestust. Kas täna aeg on ka ju? Kas me näeme see lõhestus Eesti rahva seas?
see poliitika, see on kõik. See lõhestus hakkas tulema juba, kui COVID esimene, see tuli 5 aastat tagasi, siis seda Ukraina sõda ja nüüd see internet, see kõik toob lõhestuse inimese vahel. Vendluse ja armastuse puudulikust ning sellest olenevaid raskusi, mis sünnib teda kannelt harama uueks lauluks. Tähendab, ta nägi seda lõhenemist Eesti rahva seas keskel ja see on praegu ja võime seda näha kahjuks suure südame valus, et see ka praegune aeg niisugune. Hea oli ärkamise aeg 35 aastat tagasi, aga nüüd läinud teisse kreenisse laev. Ja nüüd laul. Ma lille sideme võtaks, sind köödaks sellega. Sind köödaks sellega ühte, õnnetu Eestimaa. Ma taeva sina võtaks päikese särava, võtaks ega, võtaks koidu, sind köödaks sellega. Ja armastuse võtaks truuduse, aususega ja köödaks sellega ühte sind kallis kodumaa. Ja veresideme võtaks venna südame maa ja köödaks sellega ühte sind õnnetu Eestimaa. Mul alati süda, kui ma loen seda luuletus, täidub halastusega Eestimaa vastu ja valub. Aga üks on võimalus. Looja, kes on loonud seda maatükikest, kes on pandud ja asetanud seda rahva sinna elama, kes andis seda keelt. Jumala töö ei ole veel lõppenud. Veel on seme, mis külvatakse. Jumala sõna seme, mis külvatakse ja mis tärkab ja mis hakkab õitsema. Halleluuja. Halleluuja. Ärgem ainult meie need, kellel kõrvad on, aga ei kuule, kellel silmad on, aga ei näe. Kõrvaldame need takistused, kõrvaldame need võõrad jumalad meie eludes. Kõrvaldame ja olgem Jumala käepigendus siin meie kodumaal, teie isamaa, teie sünnimaa, minu kodumaa. Ma olen väga uhke, et Jumal leidis nii, et mina pidin tulema siia elama. Ma armastan Eestimaad, kuigi olen väga palju kannatanud. Aga kõik on andestatud. Ja ma usun, et Jumal kuuleb meie palvet ja vastab. Täna me laulsime, õnnistasime oma Eestimaad. Halleluuja. Ja Jumala au katab nagu mere vee põhja seda maad. Jumala au katab. Amen. Me ootame seda, eks ole, aga see ka meist oleneb, kallis rahvas. Amen. Nii et kellel kõrv on, nii nagu Johannes ütles ilmutuse raamatus, kellel kõrv on, see kuuleb, mida Jumal kogudusele räägib. Amen. Tõuskem ja palvetagem. Jumal kallis, me täname sind. Me teame, et kõik on sinu käes. Kõik absoluutselt olevik ja tulevik, Jumal kallis, ja igavik. Kõik on sinu käes, issand kallis. Me täname, et me oleme sinu lapsed ja sinu pärijad ja Kristuse kaaspärijad. Me täname sinu püha vaimu jõust, sinu püha vaimu väes. Me suudame kõik, ükskõik mis ei tuleks siia.
Isand, me täname, et sina annad meile väge, et sina annad meile julgus, Isand, astuda õige sobival ja mitte sobival ajal, Isand, kallis, ja kuulutada sinu tõde, kuulutada sinu sõna, Isand, ja ise olla sõna kuulelikud sinu sõnale, Isand. Ja me täna tõesti tunnistame, Jumal, et me oleme näljas. Jumal, nii palju igasugused jutud ümberringi, nii palju igasugused valed prohvetlused ja kõik, Jumal. Aga me ootame, mina ootan isiklikult, Jumal, sinu sõna minu jaoks, Jumal, mida sa tahad minust, mida ma pean, kus ma pean, Jumal, mida sa tahad minust. Isand, anna meile seda nälga ja janu sinu sõna kuulmise järgi, Jeesus kallis, sest sina oled igaühte meid valinud ja seadnud, et me läheksime ja kannaksime vilja. Me täname Jeesus Kristus. Isand, täida meid oma püha vaimuga, Isand, ilmuta meile, Jumal, oma plaanid igaühe meie jaoks, Jumal, meie perekonna jaoks, meie koguduse jaoks, Jumal, et me ei ootaks ainult need magusad asjad, need magusad pakkumised, Isand, vaid me ootaksime tõde otse sinu suust, Isand kallis. Me palume, Jeesus kallis, liida meid, köida meid kokku, Jumal, oma armastusega, et me võiksime sellega, Isand kallis, eeskuju näidata, Jumal, Eestimaale ja et teised võiksid seda teha. Au ja kiitus sulle, Jeesus, olgu õnnistatud Eestimaa, olgu õnnistatud meie kodumaa. Olgu õnnistatud, Isand kallis, taeva sinna, olgu rahu selles veel taevas, olgu rahu, Isand, argu lendagu seal, Isand kallis, igasugused hirmutajad, Jumal, mis me praegu näeme seal kaugemal, Jumal. Jumal, me palume sinu müüri Eestimaa ümber. Me palume sinu värimüüri, Jumal kallis. Me kuulutame, Jeesus kallis, täna see Eestimaa, et sina oled selle maa kuningas. Sina oled kuningate kuningas ja sina valitsed ja sina istud troonil. Me täname, me kummardame sind, kallis Isand. Halleluuja, usedame sinu kätesse seda väike maad. Jumal, me ootame, et me varsti üsna päev saame näha kuningat. Aamen. Olge väga õnnistatud.